Tervist, kallid vaatajad teisel pool ekraani. Kõik inimesed kogu aeg räägivad surströmming ja mina pole kunagi testinud seda. Ma ei tea, mida sellest arvata. Pole tundnud lõhna. Üks sõber on seda maitsnud ja ütles, et väidetavalt nii hull ei ole. Kala ma söön, toorest kala, igasugust kala. Ma söön väga palju igasuguseid erinevaid asju. Nii et ma mõtlesin, et kui hull see surströmming olla ikka saab. Tänu ühele väga meeldivale vaatajale on mulle Soomest saadetud üks pakk ja selle Soome paki sees oli niisugune vägev asi nagu Oskars surströmming. Natukene tegin ma ka sellist researchi nii-öelda siis ja vaatasin, et kuidas siis inimesed surströmmingut tegelikult söövad. Ja põhimõtteliselt süüakse seda nagu heeringas hapukoorega, nagu meie eestlased sööme. Aga heeringa asemel nad panevad selle surströmmingu filee lihtsalt sinna siis. Siia laua peale ma olen kogunud kokku kõige tähtsamad asjad, mis surströmmingu söömiseks vaja on. Hapukoor, kauss, kuhu ma selle hapukoore panen, väike sibul, sinna teeme hapukoore ja sibula eraldi siia kausi sisse. Surströmming, mida sööme eraldi, väike leivaamps kõrvale ja muidugi üks pits valget viina. Ma ei promo mitte kuidagi alkoholi joomist, lihtsalt ma arvan, et ilma selle valge viinata võib see kala suhteliselt jube olla. Viin võib-olla aitab paremini selle kala alla. Põhimõtteliselt üks asi, mida ma praegu veel teen peale selle, et ma niisama surströmmingut söön, ma proovin esimest korda elus nii-öelda seda contenti voog edastada nii-öelda YouTube'i siis Wildlife Estonia kanalil. Ma reaalajas filmin praegu ennast sealt. Kui ma selle video ära teen, siis ma võtan selle video maha, seda enam võimalik tagantjärgi vaadata ei ole. Et vahest planeerin ka selliseid asju teha. Mul oli plaanis tegelikult täna minna kalale ja püüda kala ja samal ajal striimida seda kalapüüki. Aga nagu te näete praegu kahjuks ilm on täiesti metsas. Pole mõtet ennast piirama hakata. Lisaks Solunari andmetel on homme tipppäev, ehk siis loodetavasti saan ma homme seda kalapüüki läbi viia kuskil. Lootused on kõrged, ütleme nii. Aga alustuseks siis teeme kõige lihtsama asja. Teeme valmis meie gurmeetoidu heeringas hapukoorega. Võtame oma ustava noa, koorime selle sibula ära. Tegelikult, kuidas ma sibulat üldjuhul koorin on see, et ma lõikan siit ühe koore niimoodi natuke katki. Ma tean, ma olen raiskaja. Võtan selle kõige pealmise kihi ka maha, siis on kõige parem. Lõikame sibula, lõikame igaks juhuks niimoodi pooleks ühtepidi. Teeme mõnusad ribad. Ma lõikasin täpselt näppu praegu päris mõnusalt. Tubli olen. Söögi tegemise ajal ka kõige parem ajastus. Paneme sibula siia sisse. See on see GoPro taga oli väga ebamugav asend, kuidas lõigata praegu seda sibulat, mille pärast ma siis nii-öelda kogemata kätte lõikasin praegu endale näppu. No kurat, ma lähen võtan esmaabi komplekti. Mul on vanast ajast kaasas niisugune ühe vana autoabi komplekt, mis mul on matkal kaasas kogu aeg. Vaatame, kas siin sees mingist asjast abi ka on. Minu teada peaks mingi plaaster siin olema, rohkem pole vajagi. Sidemed. Tõmban kummikinda kätte, siis ei saa veritseda asjad. Kurat, kus on mingit marlit ja manti. The fuck? Plaastrit ei olegi või? Kus kuradi autoapteegi komplekt see on mul kaasas? Ma vahepeal võtsin siit välja mingisuguse komplekti asju. Ära ütle, et ma võtsin kogemata. Näed, plaastrid. Okei, nice. Täiesti pekkis, kus veritseda. Võtame siit, otsime ühe plaastrikäbe. No kurat. Kõik kohad on verd täis, nagu oleks mõrb tekkinud. See on põhimõtteliselt, kui enamus inimestel on technical difficulties, on see, et levi kaob ära või midagi. Minul on technical difficulties siis, kui ma endale näppu lõikan. Väga hea, väga hea, perfektne. Võtame siit hapukoore ilusti, kallame hapukoore siia otsa, nagu ikka käib meil heeringas hapukoorega. Võtame välja siit selle kahvlikese, segame natuke läbi, muidu on liiga tummine asi. Nii. Nüüd tuleb see aeg, mida enamus inimesed võib-olla oodanud on. Võtame selle surströmmingu, Oskars surströmming ja lähme teeme ta lahti. Väidetavalt kõige parem koht, kus seda lahti teha on vee sees, sest väidetavalt võid oksendama tahata hakata, sest hais on liiga kõva. Ja kui sa vee sees lahti teed, siis seda haisu on lihtsalt natukene vähem tunda kui muidu. Ma ei ole kasutanud seda asja mitte kunagi vist põhimõtteliselt. Kunagi olen tegelikult väga ammu. Põhimõtteliselt ma vajutan siin kokku selle, kui ma õigesti mäletan. Paneme täiesti vee alla, vajutame selle kokku ja selle käega lihtsalt kerin, kui ma ei eksi. Juba ma... Ohoh, isegi vee alt on seda haisu tunda.
väga ei tahaks oma näppu kokku teha sellega, oma verist näppu. Nii, kindluse mõttes lastasin. Nagu peeruais oleks, nagu legit. Keegi oleks suuremas korras peeru lasknud ala. Ma lähen käin korraks, pesen käed puhtaks ja selle avaja, PRB. A few moments later. See haiseb päris jubedalt. Olgu. Ma ei taha üldse seda praegu teha, mida ma teen. Üldse ei taha kohe teha, kätt siia sisse ei taha panna. Mis ma selle veega pärast teen? Miks ma selle peale ei mõelnud, et ma oleks võinud natuke vähem vett panna? Anyway, surströmming on seal sees, on ju. Mida ma nüüd teen? Teeme seda koos. Ma võtan siit ühe fileetüki ja siis me lähme peseme kraani all ära selle koos. Ma nuusutan seda korraks. Okei. See ei ole nii hull, aga ma loputaks ta kraani all ära igaks juhuks. Lihtsalt ma ei taha, et mul homme pasanteeria oleks või midagi taolist. Joo, Reti, mis sa sellest lõhnast arvad? Mis sa arvad sellest lõhnast? Mis sa arvad? Kas see on nagu söödav asi või? Mis sa arvad sellest? Sa ei arva mitte midagi sellest, jah? Okei. Võib-olla see oli halb idee, see filee oma tuppa tuua. Külma vee peale. Selles suhtes, no väga ööki ma tegelikult isegi ei aja. Ta ei ole nagu niimoodi selles suhtes jube. Ma ei saa otseselt aru, mida need inimesed kõik kogu aeg öögivad. Las natuke raputame alguses. Ja paneme leiva peale. See on mingi seljauim, selle võiks ära võtta. Kas siin on selgroog ka või mingi asi või? Ei ole vist. Nii. Ma tahaks lihtsalt oma käsi kasta mingi hapukoore sisse või midagi. Tahaks kätt pesta korraks. Kas te sellist YouTuberit teate nagu Mark Viens või? Mark Viens teeb mingi söögivideosid iga video peal kogu aeg. Nägu on naerul nii hea ja maitsev. Peaks ka tegema praegu. Kuidas me tegema peame? Reti, tule eest ära. Okei, ta ei ole kindlasti nii hull, nagu kõik inimesed kogu aeg räägivad. Ta ei ole kindlasti nii hull. Ainuke asi, mis on, ära jäta söömist laupäevase päeva peale, nagu praegu on. Et kui sa õhtul lähed nagu kuskile baari või klubisse, siis tõenäoliselt surströmmingu söömisest võib suus olev lõhn natukene ebameeldiv tunduda neiudele. Hambaid peaksid võib-olla 10 korda pesema. Ega ühest ampsust ei saa ju midagi. Läheb järgmine. Point on selles, ainuke asi, mis tal ongi tegelikult, kui sa ei nuusuta teda ja sa ei mõtle, et sul suus on sitt, siis ta ei olegi nii jube tegelikult. See on lihtsalt kala, see on kala nagu kala ikka, niisugune sillerdab pealt ja värki. Täiesti tavaline, ta ei mädane ega midagi, ta ei kuku koost ära. Ainuke asi, mis on, lõhn on halb. Paned suhu, tal on soola maitse. Ilma leivata oleks päris jube süüa seda vist. Nii et niimoodi on okei. Okei. Mitte hea. Okei. Teine asi on see, et kindlasti ei ole selline asi, mida inimesed peaksid võtma vabaks ajast nagu mingi surströmming. Reede õhtul lõpuks käes. Sööme surströmmingut. Ei. See on niisugune asi, mida süüa matustel võib-olla. Kõigil on halb tuju, kõik nutavad, söövad matustel mingit taolist asja nagu surströmming. Ma ei saa olla niisugune bussiboi, et ma ainult söön leivaga seda. Nii et bottoms up. Okei, praegu tahtsin natuke öökima ajada. Praegu viimane aps tahtis öökima ajada. Ruttu. Sibul.
kui bled. Nii, nüüd teeme niisuguse asja, et proovime uuesti, kas Reti tahab või ei taha. Reti, kas sa süüa tahad või? Kas sulle meeldib või ei meeldi? Ohoh! Tropsi ei panegi või? What the fuck? Näpusid hakka lakkuda või? Nii hea oli või? What the fuck? Reti viina tahad või? Päris jube oli. Viinuskott ei taha või? Näe, Reti kurat. Võta üks klõmm ka, Reti. Reti. Näe, võta klõmmi. Jah. Olgu. Ütleme nii, ta ei olnud jube. Oksendama ma ei hakka. Ma olen söönud siidi ussi tõukusid ja see oli minu arust rõvedam, ausalt öeldes. Aga, mis ma praegu ütlen teile, kui teile meeldis see, et ma sõin natuke paska, siis kommenteerige alla, mida huvitavat te veel tahaksite äkki näha, et ma sööksin. Mul on suhteliselt raudne suu ja keel. Ma ei karda ühtegi toiduainet. Andke teada, mida te tahaksite näha ja olge tublid. Kohtume järgmine kord juba. Tšau!